Tere õhtust, head vanemad. Ilusat sügist teile kõigile, see sügis on jälle natukene teistsugune kui eelmine oli. Eriti hea on näha või õigupoolest me ei näe suurt midagi, aga eriti hea on tervitada kümnendike vanemaid, et me ei ole enne niimoodi kohtunud, et ma loodan, et me saame koos järgmised 3 aastat hakkama. Täna on meil lastevanemate üldkoosolek, klasside koosolekut kutsub kokku klassijuhataja ja me loodame, et need saab tehtud septembrikuu jooksul. Ja saame ka valida ühtlasi kümnendike esindaja kooli hoolekogusse. Täna meil mingisuguseid erilisi pikaaegseid teemasid ei ole, meil tegelikult ongi 2 teemat ainult. Üks on ülevaade hoolekogu esimehelt Margus Sarapilt hoolekogu tööst, sest hoolekogu on just see, kelle käest te saate küsida ja kes teostab kontrolli kooli tegevuse üle. Et oma muredega saab hoolekogu poole pöörduda. Ja siis tegelikult ma arvan, et suure enamuse sellest ajast, mida me siin praegu kasutame hakkama saamiseks viirusohuga. Et anda teile natukene informatsiooni, mida me oleme välja mõelnud, mis variante me kasutame ja mõned soovitused teile ka, et kuidas toime tulla. Just eriti selle viiruse ohuga seoses on meil avatud ka, kui te vaatate kodulehel ühte uudist, siis on seal avatud üks link, kus saab esitada küsimusi. Praegu on 5 küsimust küsitud ja sinna saab julgelt ka selle nüüd lähima poole tunni jooksul juurde küsida. Ma usun, ma loodan, et me vast umbes poole tunniga saame hakkama, kuigi läbi me seda kõike proovinud ei ole ja täpselt me muidugi ei tea seda. Aga jah, tutvustada ka. Tuuli on õppejuht. Tere. Ja mina olen Ain Tõnisson, ma olen selle kooli direktor, vabandust, et ma ei tulnud selle peale kohe, et seda tutvustada. Aga nüüd Margus Sarap, sõna sulle hoolekogu tööst. Tere ka minu poolt, ma loodan, et kõik kuulevad mind, et sa Ain said noogutada, kui mu hääl läbi tuleb. Tuli hääl läbi. Ja hoolekogu poolt niimoodi, et eelmisel õppeaastal on meil olnud 5 koosolekut. Nendest 2 on olnud elektrooniliselt tänu siis sellele eriolukorrale, mis kevadel oli ja millest ma arvan, me tulime päris hästi kooliga välja. Ka minu poolt ma loodan, et kõik kuulevad mind, et sa Ain said noogutada, kui mu hääl läbi tuleb. Tuli hääl läbi? Nüüd tuli, jah. Okei, ID on päris võimas, aga ma siis räägin ja küllap see hääl ükskord kohale jõuab. Aastal on meil olnud 5 koosolekut. Nendest 2 on olnud elektrooniliselt tänu siis sellele eriolukorrale. Oma koosolekutel oleme me siis käsitlenud nii kooli sisseastumist kui ka hoolekogu tööd. Päris suur rõhk läks kooli sisehindamise korraga tegelemise peale, kus oli hoolekogu koosolek ja millele järgnes siis ka tegelikult hoolekogu õpilasesinduse ja õpetajate ühisarutelu, mis oli väga huvitav ja väga sisukas ja põhiline just oli see, et saaksid kokku ühe laua taga tõesti õpilased, hoolekogu, õpetajad. Aga oleme ka siis tegelenud kooli vastuvõtutingimuste ja korrale nõu andmisega. Üldkokkuvõttes on hoolekogu, ma arvan, saanud oma toimetamistega hakkama ja ka hoolekogu arvates on kooli juhtkond saanud oma toimetamistega väga hästi hakkama. Kool on hoitud ja töötab. Eks loomulikult
igas organisatsioonis on probleeme, aga ka hoolekogu on löönud kaasa nende probleemide lahendamisel ja ma usun, et on jõutud päris heade tulemusteni või ütleme probleemi lahendamiseni. Rohkemat ma ei oskagi aga öelda, kui et siis, kui valitakse uued esindajad 10. klassides, siis ootame 10. klassi esindajad enda hoolekogu tööst osa võtma aktiivselt, et peab siis uus esindaja arvestama, et vähemalt 5 koosolekut toimub õppeaasta jooksul, oleme püüdnud ikka kätt pulsil hoida. Ja lõpetuseks ma arvan, kogu kooliperele ja vanematele ja õpilastele oleks hoolekogu poolne selline sõnum, et hoiame oma kogukonda ka selles hullus olukorras, milles me ilmselt jälle sügisel oleme tänu viirusele. Hoiame üksteist, hoiame kooli ja jõudu jaksu teile uuel õppeaastal. Aitäh, Margus! Ja sisuka soovituse eest see ongi võib-olla kõige olulisem, et me peaksime sellel sügisel ja võib-olla ka juba jälle kevadel ja kuidagi hakkama saama. Tunnistan muidugi ausalt, et ma olin praegu ilmselt sama jumala näoga nagu Aktuaalse kaamera ankud, kui viited peale tulevad, aga esmakordne kogemus. Aga lähme selle sama viirusohuga tegelikult edasi. Ja ma räägin päris mitmest asjast, räägin sellised kiired sõnumid ära, räägin meie heakorrast, räägin õppekorraldusest, räägin sellest, mida võiks eneseisolatsioon tähendada, räägin lühidalt ka sellest, et kui juhtub, et meile tuleb haigustunnustega õpilane kooli, mida me siis teeme, kuidas me suhtume erinevatesse üritustesse, et tegelikult päris mitmest asjast ja võtab tõesti natukene aega. Kõige olulisem sõnum võib-olla on see, et hoia ennast ja iga inimene peaks seda tegema. Ja õpilased peaksidki pesema käsi ja meie muidugi ka kõik. Et õnneks on meil see kõik hästi olemas, meil on seepvesi ja paberkätivätid igas klassiruumis olemas ja desinfitseerimisaparaadid on olemas ja me saame, homme on praksid, siis me saame sinna neid kaasa võtta veel ja koridorides on ja et meil õnneks on seda võimalik päris hästi teha. Teine soovitus õpilastele on see, et tuleks hoida distantsi. Enda sellises sissejuhatavas kõnes 1. septembril ma ütlesin, et ära kallista. Et eks vist umbes niimoodi ongi. Aga kui kuulata näiteks meie linnapead, siis tema soovitas, et tulge kooli rattaga, kui see on võimalik, ärge ühistransporti väga kasutage. Et ma arvan, et see on tegelikult hea mõte. Üks küsimus oli see, et kas me peaksime kandma maske. Me maske ei nõua. Praegusel juhul ei ole see Eestis veel selline üldlevinud nõue ja koolides seda ei nõuta ka. Aga juhul, kui see nüüd tuleb, siis tegelikult see mask peaks igal ühel endal olemas olema. Küll meil tõesti on olemas näiteks homme praktikal osad kohad, kuhu minnakse, nõuavad, et oleksid maskid ja kindad. Need on meil koolil olemas ja need me saame pakkuda, nii et homse pärast ei pea nüüd päris muretsema. Aga distantsi koha peal ma ühel hetkel olen küll olnud murelik. See on sees, kui ma nägin, et kooli territooriumil väljas olev putka, mille taga ma leidsin hulk e-suitsutõmbajaid ja need kõik ühte seda mingit masinat kimusid, siis neile ma ütlesin küll, et ikka päris lollid. Ja et seda võib-olla tasub enda noortele inimestele meelde tuletada, et ikka katsuks muidu kuidagi nagu üksi hakkama saada erinevate asjade katsumisega, lutsimisega eriti.
kolmas soovitus on see, et kui on ikkagi haigustunnused, köha, palavik, köhapimistunne, kuigus, üldine nõõkus, väsimus, et siis tasub ikkagi olla kodus. Ja päriselt. Ja see ei ole üldse nagu nali, et äkki ei ole, aga me peame lähtuma sellest, et äkki on. Et tasub olla kodus. Ja viimane selline kiire sõnum on see, et ära reisi. Palun ärge võtke reisimist ette. Jah, meil on mõned olukorrad, kus õpilane peab minema Eestit esindama mõnel võistlusel. Aga palun ärge reisige ka sügisvaheajal, mis võib tähendada seda, et te peate jääma pärast 2 nädalaks eneseisolatsiooni, et see ei ole praegu mõistlik. Et kui vähegi võimalik, ärge seda ette võtke. Meil on olemas isest kord, mida me saame seal kasutada ja et kuidas tuleb ette kokku leppida, aga see praegu mõjuks nii riski tõstvalt kui ka väsitavalt kõikile teistele koolipere liikmetele. Natukene heakorrast. Et mulle tundub, et meie heakorraga on päris hästi. Selles mõttes, et kõik vajalikud vahendid on olemas. Aga mõned juhised küll. Esimene näite on see, et jäiti võimla riiete hoius. Tasuks õpilased pärast seda, kui nad on neid kappe kasutanud, sellised kontaktpindasid puhastada. Seal on see desovahend on olemas. Jõusaalis on tegelikult natuke sama teema, et enda järel tasub puhastada. Üks küsimus oli see, et kas me käime oma uksest või võib käia ka täiskasvanute gümnaasiumi uksest. Käime palun enda uksest, mis asub siseõues. Kuigi ta on tõesti seal, osad õpilased tulevad ka sealt tagant poolt, aga käime palun sealt nii-öelda enda uksest ja täiskasvanute gümnaasiumi õpilased teevad seda samamoodi ka. Ei, me tegelikult ei suuda seda kontrollida, et kas tegelikult ka kõik sealt käivad. Aga tasub olla mõistav ja heatahtlik selles mõttes. Meie koristajad jälgivad kõiki ministeeriumi poolt tulnud juhiseid. Tehakse puutepindadega on siis lingid või käepideme, neid koristatakse tihedamalt, muid nõudmisi on ka. Meie toitlustaja järgib kõiki Terviseameti nõudeid. Ventilatsiooni lülitas RKS, kes on meie maja haldaja, sisse niimoodi, et ta on 24/7 sees. Klassides käivad aknad lahti ja me oleme palunud, et klasse kindlasti õhutataks korralikult. RKS-iga on olemas ka see kokkulepe, et juhul kui läheb sind kuidagi moodi teravaks ja tuleb meile haige majja, et me saame ka need ruumid eraldi uuesti üle käia. Ja me oleme püüdnud teha niimoodi, et külalisi käiks meil võimalikult vähe kohal. Et neid väga palju ei ole. Kui nüüd vaadata õppekorraldust, siis on siin nüüd päris hulk erinevaid asju. Kõige lihtsamad ja mida õpilased on nagu näinud juba, on, et me nihutasime toiduvahetundi selleks, et seda sööjate massi hajutada. Natukene oleme tõstnud ka laudu aatriumisse, et see jällegi söömise juures oleks distantsi rohkem, aga see on võib-olla vaatamata sellele üks kõige tihedamaid asju. Me oleme natukene tõstnud enda aasta plaani ümber, aga üsna vähe. Hiljem ma seda puututan, aga igal juhul selline õppekava jaoks oluline asi, need praksid, mis toimuvad 11 ja 12 klassile homme ülehomme ja reedel, et need ikkagi teeme ära. Võib-olla suurem muutus on see, et 11. ja 12. klass hakkab olema ühel päeval nädalas kodus. 10. klass mitte. Sellepärast, et õpetajate jaoks ja ma arvan, et ka kümnendike jaoks, enda jaoks on oluline, et kuidagi selle olukorraga hästi nagu jooksma saada. Ja neile me seda võimalust või kohustust ei anna või ei paku. Aga 11 ja 12 klass küll. Me põhimõtteliselt oleme valmis
selleks, et vajadusel me saame tekitada neid vabasid päevi rohkem, aga meile tundus, et umbes ühe kursuse sees olevast 20 tunnist 4 tundi olla kodune ja teha ise asju või siis e-tunni kaudu asju, et see maht on selline, mis veel ei pane väga suurt pitsevit meie õppetööle. Kui mõned koolid on läinud pigem nagu väga hea stuudio ehitamise peale, siis meie püüame teha niimoodi, et meil oleks igas klassis selline IT-tugi õpilased olemas, kes vajadusel saaksid selliste lihtsate vahenditega teha ühenduse, et siis tavalist tundi saab koju üle kanda, kui õpilane peab olema koolis. Aga siin on meil mõned nagu väga selged ka nõudmised, aga ütleme, et see tegelikult selline IT-tugede lahendus ei ole tegelikult üldse üldlevinud, et sageli jah, pannakse mingisugune stuudio püsti aga me mõtleme pigem nagu sellele, et ei tahaks enda kolleege ka lisaks tunni andmisele ära kujunata ka sellise täiendava logistika või ühenduste püsti ehitamisel, nii et me loodame, et me saame õpilaste abil hakkama, eks see ole ka nendele koolitus natukene vastutust, õnneks meie õpilased oskavad või saavad päris hästi vastutusega hakkama ja lõppkokkuvõttes me anname neile ka ühe valikaine või valikkursuse ka selle eest nii-öelda motivatsiooniks. Aga nüüd selline lahendus, et juhul kui on vaja olla eneseisolatsioonis, siis tasuks seda 15 minutit enne esimest tundi teada anda stuudiumis ühes selles grupis, kus on siis ühest küljest klassijuhataja, teisest küljest vastava klassi IT-toed ja tegelikult ka õppenõustaja ja õppejuht, et sinna seda teada anda. Ja tasub anda täpsem info klassijuhatajale selle kohta, mille pärast see eneseisolatsioon või kodus olemine tegelikult vajalik on. Miks me seda täpsemat infot kogume? Me peame andma nii Tartu linnale kui ka haridusministeeriumile aru enda erinevatest puudumisega seotud asjadest. Et lihtsalt seda selle jaoks, et ka neil oleks lihtsam teha igasuguseid otsuseid ja ka meil oleks teha igasuguseid otsuseid lihtsam teha, et kui hull parasjagu olukord on, kui oluline see on, et palun klassijuhatajale täpsem info. Me põhimõtteliselt ei ole meil õigus nõuda tervisealast informatsiooni, aga kui see ei tee teile, kui see teie meelest ei ole selline liiga delikaatne info, siis hea oleks seda ikkagi klassijuhatajale jagada. Kui õpilane on sellest isolatsiooni vajadusest gruppi teada andnud sinna õpilaste gruppi stuudiumis, siis see IT-tugi paneb siis tegelikult selle ühenduse püsti ja siis saab õpilane osaleda. Oluline on siin juures see, et õpilast oleks näha ja kuulda. Tõepoolest võib mõnikord juhtuda, et internetiühendus on kehv ja ei saa seda hästi teha, et peab ainult jälgima seda tundi, aga väga-väga vajalik on see, et tegelikult oleks näha ja kuulda. See on üks palve ja teine palve on see, et mitte mingil juhul ei tohiks seda tundi kuidagi üle kanda või ka eraldi kuidagi salvestada kellelegi teisele kolmandatele näitamiseks. Tegemist ei ole selles mõttes avaliku telesaatega. See, mis me siin praegu teeme, see jääb tõesti siin 2-3 päeva meile kodulehele üles, aga tunnid ei ole päris selline informatsioon. See on ikkagi õpetaja ja õpilaste omavaheline asi, mida koos aetakse ja ta ei ole avalikkusele suunatud mõte. Mõnel juhul võib meil tekkida vajadus, et ka õpetaja on kodus ja hoopis õpilased on tunnis. Me praegu saame sellega hakkama ja meil on mõned head inimesed, kes siis saavad selle ühenduse püsti panna ja toimetada, aga et selliseid asju meil siin praegu toimub. Meil praegu käivitame ka erinevad huvirühmad. Segakoori, rahvatantsu, trennid. Ringid, inforing. Ja et me praegu paneme nad tööle, aga ütleme, et see huviringid ja paneme tööle ka valikkursed, kuigi neid me natukene
piirasime, et mõned valikkursused on ainult 10. ja mõned ainult 11. ja meil on ka mõned e-kursused olemas. Aga ilmselt on nii valikkursused kui huvirühmad on esimesed need, mida me kas suuname distantsile või peame hoopis katkestama, pigem suuname distantsile siis, kui asi läheb meil kuidagi moodi hullemaks. Et me oleme valmis ka selleks, et mingisugune üks klass peab koju jääma või üks õpetaja jääb koju jääma. Me püüame seda teha niimoodi, et eesti keel ja matemaatika võimalikult pikalt kestaks ja võib-olla siis teised ained on need, kes esimesena kannatada saavad. Et kui see vajalik on. Ja eks me peame olema ka põhimõtteliselt valmis selleks, et asi läheb nagu sügisel. Kas ma nüüd unustasin õppekorraldust midagi? Mulle tundub, et kõik oluline sai räägitud. Nii, aga küsimusi võite julgelt veel juurde küsida ja äkitsi sealt midagi tuleb. Natukene eraldi tahaks käsitleda seda eneseisolatsiooni ja puudumiste värki. Oluline sõnum on siin see. Distantsilt tunnis osalemine ei ole puudumine. Ehk siis me eristame seda, et kas õpilane oli kohal või mitte. Sellest, kas ta puudus tunnist või mitte. Ja kogu see nii-öelda loogika nüüd ongi, et me vanasti oli see kõik lihtsam, nüüd see enam nii lihtne ei ole, aga distantsilt osalemine ei ole puudumine. Ma ütlen siia vahele, ma kutsun kõigepealt kõiki lapsevanemaid stuudiumiga liituma ja stuudiumis on märk distantsil õppel olemine, mida teie saate siis meile teada ka anda. Et kasutage seda. Ja kui nüüd ei osale õpilane distantsilt, siis see ikkagi ongi puudumine, ja siin üks küsimus oli selle kohta, et kui ta on nüüd ikkagi, et õpilane haige ja on voodis, siis see ongi ikkagi nii-öelda tavaline puudumine. Et kui sa oled ikkagi haige, siis väga suure tõenäosusega sa ei suuda distantsilt ka nagu osaleda. Et siis see on puudumine nagu tavaliselt siis, kui oled haige. Eneseisolatsiooniga on siin selline koht, kus on niisugune potentsiaalne nihverdamise koht. Et õpilane nagu annaks teada, et ta on 1 tund täna eneseisolatsioonis. Ei, see päris ikka nii olla ei saa. Et üldiselt ikkagi see isolatsioonis olemine on kas 1 päev, 3 päeva, 2 nädalat. Ta ei saa olla niimoodi, et ma siin esimeses tunnis olen eneseisolatsioonis. Olgu saab olla põhimõtteliselt saab olla nii, et ta peab poole päeva pealt tunneb ennast haiglasena ja läheb ära ja siis ta võib-olla saab veel selles tunnis nagu osaleda, aga see eneseisolatsioon või distantsilt tunnis osalemine ja see eneseisolatsioon ei ole nagu selles mõttes nagu nalja tegemise koht. Ja kui nüüd mõnel puhul, õpilase puhul tundub, et see hakkab olema nalja tegemise koht, näiteks ilmub kuskile Facebooki pilt samal ajal, kui ta tegelikult on eneseisolatsioonis või ta hakkab seal 1 tunni kaupa sellega mängima. Ega meil mingid tohutuid kontrollmeetodeid ei ole, aga ütleme, et kui keegi jääb sellise käitumisega kuidagi moodi vahele, siis mina kavatsen olla vastik. Tegemist on kodukorra selge rikkumisega seal ja mina kavatsen olla vastik, sellepärast, et kogu selles asjas on meil väga suur oht sellele, et me siin kõik õpetajad, õpilased, kõik kuidagi väsime. Ja kui keegi hakkab selles situatsioonis kuidagi nagu eriti nihverdama, siis see ei ole okei. Nüüd natuke eneseisolatsioonist, et mis loomad need siis nagu praegu on. Kõigepealt välismaalt tulek. Mulle tundub, et meie koolis ei olnud neid situatsioone väga palju. 2-3 vast. Ja üldiselt praegune reegel ikkagi ütleb seda, et kui sa tuled välismaalt, oled 2 nädalat kodus. Ja selle koha peal oli tegelikult, on olnud haridusministeerium karmim kui välisministeerium. Ja me lähtume sellest karmimast loogikast. Kuigi ma ühe otsuse olen teinud leebema ja see oli veel sellel hetkel, kui haridusministeerium ei olnud teinud nii karmi otsust, et igal juhul 2 nädalat kodus. Teine eneseisolatsiooni nõue tuleb siis, kui on lähikontaktne.
ja siis muidugi on tõesti need, kui on endal need haigustunnused. Üks küsimus, mis siin esitati, puudutas allergilist nohu. Hea mõte oleks võtta ikkagi ka siin perearstiga ühendust ja hea oleks saada perearsti kinnitus selle kohta, et tegemist on situatsiooniga, mis ei ole nakkusohtlik. Et kooli jaoks ei olegi niivõrd oluline, või tähendab, kooli jaoks ei tegelikult üldse oluline see diagnoos. Kooli jaoks on oluline see, et kuidas meie peaksime sellesse õpilasse suhtuma ja kui te saate meile anda selle koha peal abi, oleks see väga hea. On teada, et mõned koolid on ja mõned perearstid on kasutanud ka seda, et lihtsalt näiteks pereõde helistab ka kooliõele. Meie kooliõde Margit Kull on hästi toe ja vastutulelik inimene ja temaga saab ka vajadusel konsulteerida neid asju. Aga selge on see, et kui see nohu on ikkagi selgelt allergiline, ka mina kägisen siin ja teen seda juba 2 aastat ja ma käin tööl küll. Et jah, ma ei tea, kas selle koha peal oskad sa veel mingeid näiteid tuua, mis aitaks? Tuleb praegu, lähme edasi. Me oleme läbi mänginud situatsiooni, kui kooli tuleb ka haigustunnustega õpilane. Õnneks Tartus neid juhtumeid väga palju ei ole. Nädalavahetusel üks oli kutsehariduskeskuses, kus üks õpilane jäi haigeks. Aga meil see, kui õpetaja või õpilased ka seda näevad, siis igas klassis on olemas maskid, kohe maskid ette. Nüüd, kui õpilane ise on võimeline selles olukorras koju minema ja perearstiga ise ühendust võtma, siis ja vanematega ise ühendust võtma, siis ta pigem kiiresti majast välja mõte, aga teisel juhul on jälle kooliõde Margit on see, kes võtab selle juhtimise üle ja vaatab ja võtab vajadusel ühendust ka koduga, perearstiga, kellega iganes see parasjagu klassijuhatajaga, kellega iganes see parasjagu vaja on. Meil ei ole veel seda ühtegi õnneks ühtegi juhtu olnud, aga kui see juhtub, eks me siis seda teame ja vajadusel saame ka siin kõiki koos teavitada. Oleme jätnud ära mõned üritused, mis meie jaoks on olnud olulised. Näiteks jääb ära septembri lõpus olev teadlaste öö. Me oleme öelnud ära, et me ei lähe mõnele õpilasvõistlusele. Samas me teeme nüüd need praktikumid. Toimub järgmisel neljapäeval, 17. neljapäev. Repsimise üritus. Meil olid laagrid, aga me püüame kõikide nende ürituste puhul tõmmata nad nii palju koomale, et kõik võimalikud sellised turvalisuse ja tervisega seotud asjad saaksime tagatud, et nad on tavalisest nagu kuidagimoodi vähem kontaktsemad ja rohkem nagu, kuigi õpilastele see väga palju ei meeldi, sest ikka väike kontakt kuluks nagu noorele inimesele ära. Aga eks me peame olema selle koha peal karmid. On olnud eile oli ka Tartu linna koolide vastav omavaheline selline mõtete jagamine ja minu meelest ütles seal päris hästi abilinnapea Asko Tamme, et ütles, näide oli selline, et kui teatripiletid on juba ostetud, siis ilmselt tasuks teatrisse minna, aga uusi ei maksa osta. Et mulle tundub, et ega me nendes asjades tegelikult olemegi niisuguses nagu kaalume. Kui see on õppekava jaoks oluline asi, siis me teeme selle ära, aga me püüame üldiselt selle aasta jooksul, vähemalt aasta alguses selliseid mitte hädavajalikke asju mitte teha. Ja see on oluline 2 aspektist. Üks asi on see reaalne hajutatuse asi, aga teine asi on tõesti see, et eks meil kõigil ole siin potentsiaali rohkem väsida. See on muidugi lause, mida ma olen juba 3 korda vist öelnud, aga see vastab ka tõele. Kui ma nüüd oma pika jutu kokku võtan, siis on mõned sõnumid. Mulle tundub, et õigus on Tartu linna haridusosakonna juhatajal Üho Raavel, kes eile ütles, et ärme veel paanikasel lähe.
noh, ega paanikasse minna ei ole muidugi kunagi mõtet, aga et asi ei ole veel hull, aga me peame olema valmis igasugusteks asjadeks. Teine asi, mis on oluline ja mida tõid ka linnajuhid välja, on see, et ärme palun paneme silte. See, kui keegi peab olema eneseisolatsioonis, siis ta lihtsalt peabki seal olema. See ei tähenda seda, et ta oleks kuskil käinud mingisuguses niisuguses kohas, kuhu ei oleks tohtinud minna. See lihtsalt elu selline ongi. Kui keegi meist jääb haigeks, siis ka see ei tähenda seda, et ta oleks teinud midagi valesti. Et siin on väga oluline olla aus ja heatahtlik. Et me ei paneks kellegile mingisuguseid silte külge ja seda tasub minu meelest noortele inimestele nagu ka meelde kuidagi tuletada. Püüame olla hästi konstruktiivsed ja ajusaajad ja kui nüüd tõesti see üks imelik suitsetajate näide välja jätta, siis mulle tundub, et see kamp, kellega me siin koos toimetame, üldiselt ongi päris ajusaajad ja ajukad ja nutikad ja vastutusvõimelised inimesed. Üks sõnum on veel, et ärge kartke küsida abi klassijuhatajalt, abi meie õppenõustajalt, õpilasnõustajalt. Kõik need kontaktid on teada, et mis iganes tekib nagu selline mue, et hakkama saamisega läheb siin raskeks või kevadel oli ka mõnikord üksi päris keeruline olla oma õppetööga ja et on vaja kuidagi arutada. Võtkem palun need teemad üles kindlasti. Et meil on õnneks olemas spetsialistid, kes võiksid seda hästi aidata. Ja lõpetuseks, eks iga ühe enda vastutus aitab tegelikult rohkem kui mis iganes tugev regulatsioon. Et üldiselt Eesti on läinud seda teed, et me pigem ei käsi ja ei kaista, aga arvame, et inimesed on ise vastutusvõimelised ja me oleme saanud sellega nagu päris hästi hakkama minu meelest. Nii. Küsimused. Tahtsid miski täiendada? Nii. Kuidas toimub kehalises kasvatuses distantsilt osalemine? No ega ei saagi. Et me kehalise kasvatuse nii, mul natukene siin läheb Eesti mõned, aga kehalise kasvatusega on see, et ega praegu ikkagi tasub osaleda sealt ikkagi niimoodi, nagu see osalemine tuleb. Me püüame seda teha niimoodi, et hetkel saame me teha seda kehalist kasvatust õues. Juhul, kui tekib vajadus hakata sees tunde tegema, siis me peame natuke nuputama, et kuidas sellist täiendavat hajutatust teha. Oleme kaalunud ka seda, et vajadusel saame teha veel täiendavaid rühmasid ja ütleme näiteks, et mingid õpilased on tunnis ja mingid õpilased teevad iseseisvalt asju, aga ei päris distantsilt osaleda tõesti ei saa ja kui sa oled ikkagi juba haigusnähtudega, siis ei saa niikuinii, see on täitsa selge. Üks küsimus, mis on natukene laiem küsimus, on see, et miks ei alga tunnid 8:15. Seda sellepärast, et paljud noored inimesed ei tahaks üldse enne 9 pihta hakata. Et see on nagu ühest küljest see vaidlus, et mis on hea kellaaeg koolipäeva alustamiseks. Ja teine asi on see, et eelmisel aastal me alustasime sellega, et paigutasime koolipäeva algusesse aja konsultatsioonideks. Ja praegu tundub, et see konsultatsioonide värk tegelikult töötab. Mõnes aines on seda vajadust vähem, samas on neid aineid, kus on see vajadust rohkem ja ma soovitan ka seda noortele inimestele meelde tuletada, et neil on olemas võimalus neid konsultatsioone kasutada. Neil on olemas võimalus üle küsida mingisuguseid asju, mis on jäänud segasemaks. Tasub seda tõesti kasutada. Ja meil on ka teistpidi konsultatsioonid, kus siis õpetaja kutsub ise
õpilasi konsultatsiooni. Ja need on natukene juba kaimim asi siis, kui koolile on tunne, et siit on oodata, et mingi asi läheb nagu käest ära. Et kui õpetaja on ikkagi kutsunud, siis tasub seda kindlasti võtta hästi tõsiselt, sest see tähendab, et kuskil on juba olnud signaal, et miski on nagu seis on natuke õnnetum, kui tegelikult vaja võiks olla. Nii. Nii pikad söögipausid. 8–14, ma praegu ei saa sellest hästi aru. See 12. klassi 8–14 päris niimoodi ei ole, sest see toidupaus hakkab 13:00 hakkab see viimane, nii et sellega ei ole. Aga ma natuke kommenteerin seda söömist, et meie päeva mahub praegu 3 söögivahetundi ja veel meie söögivahetundide vahel on ka täiskasvanute gümnaasiumi söögivahetund ja nad tõesti esimene söögivahetund hakkab seal siis, mis ta on 11:15 praegu ja viimane hakkab tõesti kell 1. Meil lihtsalt ei mahu see, ütleme, toitlustaja tegelikult kogu selle vahemiku seal tõesti annab nagu täiega tuld, aga me soovitame hommikul korralikult kõht täis süüa, me soovitame ka seda, et meil on ka hommikul võimalik süüa enne tundide algust. Et kes ei viitsi päris hommikul endale kohvi teha ja puttu süüa, siis hommikul enne esimest tundi saab siin süüa ka. Ja tegelikult on söökla lahti ka kella 4-ni, nii et sellel viimasel vahetunnil on ka põhimõtteliselt võimalik siit veel kiiresti võtta midagi juurde. Nii et me paraku rohkem selleks nagu teha ei saa. Nii. Siin on üks kommentaar, et kas nõustuda, et õpilased peaksid rohkem suhtlema oma lastega, kuna selle koosolekuga tundub nagu see side puudub nende vahel. Ei, mulle ei tundu, ilmselt on mõeldud seda, et vanemad rohkem lastega. Ei, mulle ei tundu see niimoodi, et seda peaks olema rohkem ja tavaliselt muidugi lastevanemate koosoleku häda on see, et hoolsalt osalevad lastevanemate koosolekul need lapsevanemad, kellega tegelikult on, kes suhtlevad oma lapsega ka tihedamini. Nii et mulle tundub, et kui te olete juba vaatajate seas, siis on tõenäoliselt pilt päris hästi. Ja teisest küljest ise lapsevanemana on muidugi alati see, et mingil hetkel tekib tunne, et sa räägid ja läheb nagu vastu seina, aga mõnikord on ka nii, et vee tilgutamine kivile uuistab kuskil ikkagi mingisuguse augu. Ja mulle tundub, et need asjad, mis ma siin täna üle kordasin, olid pigem nagu sellised augu uuistamise koht. Et minu mõte ei olnud küll see, et ei suhtle nendega, suhtlete ja ma arvan, et see on selles mõttes on kõik on hästi. Tuli küsimus 10. klassi õpilaste toitlustamise kohta ja toitlustamisega on meil niimoodi, et kuivõrd meil on tegemist riigi gümnaasiumiga ja erinevalt teistest Tartu gümnaasiumitest, siis riigi gümnaasiumil on 1,50 on see päevane toiduraha, mille nii-öelda riik välja teeb, riik kinni maksab. Ja kogu see meie toitlustuse loogika on sellisena üles ehitatud, et 1,50 eest saab sellise tavalise portsu või ka tavalise taimetoidu portsu, kui sa tahad saada suuremat portsu, siis sa pead ise nüüd juurde maksma. Et ta on sellisena meil lahendatud ja see jääb vähemalt praegu, ei ole teada, et see lõppeks, ehk siis ta jääb edasi ka kestma, on siin 5 aastat kestnud ja kestab tõenäoliselt veel edasi, juhul kui riik ei teinud mingeid suuremaid muudatusi. Meil lõppes just 5-aastane leping toitlustajaga ja läheme praegu sama, oli uus hange, uue hanke võitis sama toitlustaja, nad tegid kõige parema pakkumise ja läheme edasi praegu samamoodi, nii et enamus asju, mis toitlustamisega seotud on, peaks minema
edasi nii, nagu eelmisel aastal on läinud. Kui teil tekib toitlustamisega seoses mingisuguseid küsimusi, siis kindlasti võib võtta minuga ühendust, võib võtta ka ühendust otse toitlustajaga. Nendega, nad on täiesti suheldavad ja juhul, kui tundub, et meie ei saa hakkama, siis kahtlemata võib hoolekoguga poole pöörduda samamoodi selles asjas. Nii, üks oluline küsimus on see, et kui peaks juhtuma isolatsiooni nõue pere laste suhtes, aga kodus arvuteid vähem kui lapsi, mis siis? Et me tegelikult, ma nüüd ei oska veel öelda meie selle aasta võimekust selle koha peal väga hästi, aga ma arvan, et meil väike varu on olemas, et juhul kui see tõesti on vajalik, et siis me saame ka läpakat laenata. Ega see on selline, et kui seda tõesti on väga vaja, siis me saame seda teha, et sadu meil neid ei ole. Ma vaatan otsa Mattiasele, kes on taade taga, palju meil neid on umbes. Mõnikümmend on vajadusel. Nii et kui seda tõesti on vaja, siis tasub võtta ühendust meie kooli IT-juhi Mattiasega ja ta saab seda vajadusel aidata. Nii, kas oleme me läbinud kõik küsimused? Ma tõeliselt loodan, et aasta pärast me kohtume natuke paremas vormis. Kui teil on veel küsimusi, siis klassi koosolekutel saab neid ka üles tõsta ja alati on avatud see formaat, et ma saan nendele vastata stuudiumis ja kõigile korraga. Nii et hoidke kindlasti enda stuudiumi konto ka sellises korras, et te aeg-ajalt ikkagi vaatate, mis seal kirjas on. Mulle tundub, et me saame koos hakkama ja nii ongi. Aitäh! Aitäh! Aitäh ja jõudu teile, ilusat sügist!